tänavune metsaaasta hakkab küll lõpusirgele jõudma, aga tänavu alustatud projektidest päris mitmed kanduvad edasi ka tulevasse aastasse. Näiteks Eesti Metsaseltsi raadioprojekt koostöös Kuku raadioga. Raadiosaadete sari, mis kannab pealkirja Metsaminutid, algas siis selle aasta novembris meil see projekt ja see kestab kuni tuleva aasta juunini. Ja metsandussaated, mis on eetris esmaspäeva hommikuti kell 10, on mõeldud nii metsaomanikele kui ka laiemale publikule. Loodame, et need on sedavõrd huvi pakkuvad, et paeluvad kõiki metsast huvitatud inimesi. Ja selle saate juht on väga hea ajakirjanik Kristina Traks. Ja igal esmaspäeva hommikul kell 10 on siis raadioeetris üks huvitav intervjuu. Teemasid on seinast seina. Me räägime nii metsamajandamisest kui ka näiteks hiitest ehk siis metsaväärtusest kõige laiemas tähenduses. Teise projektina tahaksin mainida metsaomanike õppelehte Sinu mets. See on nüüd Erametsakeskuse projekt ja selle ajakirja kohta oleme kuulnud väga palju kiidusõnu. Nüüd on 3 numbrit meil välja tulnud uues 6 ja suurepärane toimetaja Viio Aitsammaa lehest teeb väga huvipakkuvat ajakirja, kus on siis juttu nii nendel teemadel, mis huvitavad metsaomanikku, kui ka kõigest muust, mis siis metsa puudutab, taimedest, loomadest. Ja tahaks siinkohal ka üles kutsuda kõiki, et kui teil on teemasid, mis teile korda lähevad, kas siis metsaomanikuna või metsahuvilisena, hea meelega kajastame neid Sinu metsa väljaandes ja ka raadiosaates Metsaminutid Kuku raadios. Ja 3. projekt on see sama projekt, mille raames ma siin kaamera ees seisan. Ja projekt kannab nime Metsakaja ja see on siis Erametsakeskuse algatus. Põlva metsaomanike selts koondab kogu Põlvamaa metsaomanikest circa 10% ehk liikmeskond on 350 liiget. Nendele kuuluva metsamaa pindala on kokku 20 000 hektarit ligikaudu. Metsaomandi suurused on päris erinevad. Kõige väiksema liikme metsaomandi pindala on 0,2 hektarit ja kõige suurem on üle 4000 hektari. Oleme ainuke ühistu maakonnas ja oleme võtnud ka enda ülesandeks lisaks liikmeskonnale teenindada kogu maakonna metsaomanikke. Toetusi oleme taotlenud nii siseriiklikke kui ka Euroopa Liidu toetusi. Siseriiklikest võib-olla kõige populaarsemad on metsa uuendamise toetus, metsamajanduskavade koostamise toetus. Euroopa Liidu omade toetustest oleme ühiselt taotlusi esitanud ainult siis valgustus- ja hooldusraiete peale, laasimiste peale, ulukikahjustuste ennetamise peale. Tehnikat me koos soetanud ei ole. Liitumiseks on tarvis lugeda läbi ühistu põhikiri. Kui meiega liitumise põhimõtted sobivad, siis tuleb kirjutada avaldus ja kõik uued liikmed on meil teretulnud. Hooldusraiete kohta
koha pealt on üldse viimasel ajal metsaomanike huvi päris tuntavalt suurenenud ja seda näitab ka ühistu kaudu siis toetuse taotlemine. Ja kuna tänavu aastast on võimalik ka metsaomanikud ise see töö ära teha, siis on see ka oma osa lisanud sellest, et metsaomanike huvi selliste teadmiste vastu on kindlasti suurem. Kõigepealt siis hooldusraied, see on siis nagu tänase ja järgmise päeva teema ja hooldusraiete alla siis tulevad valgustusraie, arendusraie, sanitaarraie ja on siis ka need uuendusraied ja uuendusraiete alla siis lähevad lageraie, turberaie, mis omakorda laguneb siis aegjärgseks, häilraieks, veerraieks. Ja kolmas kategooria siis on veel valikraied, mis on siis üksikute puude väljaraie. Selleks, et siis kaitsealusel liikide kasvu ja elutingimusi parandada. Siis on trassiraie, nende kõigi jaoks ikkagi tuleb metsateatis nagu teha peale. Siis hooldusraied, kõigepealt räägime sellest seadusest, mis pärast siis on neid hooldusraied või mis põhjusel on hooldusraied lubatud teha. Kõigepealt siis valgus- ja toitetingimuste parandamiseks, metsa liigilise uuenduse koosseisu kujundamiseks, siis tavaliselt on siis valgustusraied, lähevad sinna alla, siis metsa väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimiseks ja lähitulevikus, lähima 5-10 aasta jooksul, kui kiiresti sinna metsa tagasi jõuate, et selle sureva puidu võimalikuks ärakasutamiseks. Ja viimane variant on siis, et metsa sanitaarse seisundi parandamiseks. Esimene eesmärk arendusraietel või hooldusraietel on siis, et puude juurdekasvu suurendamine, puidumassi tootmine. Võib-olla nii palju siis, et veel, et üldiselt on niimoodi, et loodusel nagu neid igasugust arvendusraieid ja neid asju vaja ei ole. Metsal neid meie vahele sekkumist tegelikult sinna metsa vaja ei ole. Kui me puhtalt looduskaitse seisukohalt võtame või looduse seisukohalt võtame. Loodusel on täiesti ükskõik, kas seal järgneva 200 aasta jooksul antud koha peal kasvab lepik või kasvab seal kuusik, männik, ükskõik mis metsal kasvab. Mingi puittaimestik kindlasti tuleb sellele teie poolt raiutud või siis looduses põllumaaks, mis on tühjaks kasutusest välja jäänud. Mingi mets tuleb sinna peale ja see näiteks 200 aastat, isegi 500 aastat kogu selle pika looduse tsükli jooksul, mis on mitmeid miljardid aastaid nagu kestnud. See on niivõrd väike aeg, et looduse jaoks sellest absoluutselt täiesti ükskõik, mis seal peal kasvab. Aga inimese jaoks, kuna inimese eluiga on ikkagi suhteliselt lühike võrreldes selle metsa eluiaga, on tähtis, et nüüd maaomanik selle maa pealt saaks võimalikult palju, ehk siis võimalikult palju tihumeetrites koguseliselt ja võimalikult palju siis ka rahaliselt selle oma eluiga jooksul kätte sealt metsast. Siin, mis ma rääkisin, et eelmisest korrast valgustusraie tegemisest on siia need vitsad jäetud. 2 kaske püsti jäetud. Ja siis nad olid vitsad, jah. Et teised on nüüd pärast arvatavasti juurde tulnud. Ja nüüd ma juba hakkan mõtlema, et kas on neid mõtet, kas siit maha võtta, eks. Kuigi just, sai räägitud, et kui on enam-vähem 1,5 meetrit, siin on 1,5 meetrit on nagu kõigil, okaspuudel on see edumaa sees küll, et nüüd võiks juba sellised meetriseid, lehtpuid siia alla jätta, väiksemaid, Aga fakt on see, et need kased vähemalt siin, kui me nüüd tuleme 15 aasta pärast, nemad on sellised korralikud juba niimoodi, et paberipuud saab ja see kuuskon mänd on võib-olla alles, ainult poole peale talle. Kuigi, kui võtame siit kõrvalt selle kuuse kasvu, siis võib-olla ka mitte.
sest seal eelmine tükk seal kõrvalt on ka nii hästi kasvama läinud, et selle kuuse kasvukiirus on siin hoopis teine. Ja võib juhtuda, et praegu, eks ju, see kuusk, eks ju, mis on juba nüüd 3 meetri ja natuke peale pikkusega, eks ju, et teda see enam ei sega, eks ju, kui jäävad sama pikad, eks ju, kased siia kasvama. Sest palju see kuusk on, eks ju, mingi 10 aastat või ei ole? Ei ole päris nii. 7. Tal peaks hakkama nüüd see kõige kiirem, eks ju, kuni 20 aastani on tal see kõige kiirem, eks ju, kõrguskasvu aeg, et võib-olla tõesti, eks ju, lehtpuu talle siin kandadele ei asu. Aga sellise koha peal on suhteliselt raske jah, seda valikut nagu teha. Et siin nagu peaks nagu vaatama nagu arvatavasti selle pilguga, et see okaspuu, mis siia nüüd on kasvanud, et see jõuaks nagu esimesse rindesse ja kohtade peale, kus okaspuud ei ole, et siis sinna võiks siis mõned lehtpuud jätta kõrvale. Kokkuvõtee kohad, mis on, eks, need kokkuvõtee servad ja kokkuvõtee peal olevad puud, eks, jätaksin mina praegu kasvama. Mitte kõik, eks, aga enam-vähem sellise arvestusega, et ma neid maha ei võta. Et näiteks selle ka siin võtaksin, et normaalselt oleks, et nüüd kahe nende puu vahel on nüüd vähem kui minu käte ulatus, et tavaliselt ma peaksin nagu selles võib-olla siit maha võtma. Aga et kuna ta kasvab siin tee keskel ja arvatavasti harvendusraiega, eks ju, me kasutame neid samu kokkuvõteid, mis siin sees on. Et siis läheb ta harvendusraie peal välja, annab juba natukene võib-olla massi. Et seepärast seda ei puutu ja ei puutu ka siis siin arvatavasti seda. Et võsasaega tehes, et kõik siis, võib-olla mõningal juhul, eks lõikaksin ka selle ära. Kui ligidalt te lõikade maha? 10-15 sentimeetrit. Jätate ka punkildi, jah? Jah. Ja metsalaasimine tuleb nii sama teha, 10-15 Kasel jah, alguses noorel kasel, kui teete, siis 10-15 sentimeetrit. Ja kuusel? Kuusel soovitataval mitte üldse teha. Aga männil, kui teete, siis ikkagi tüvepinnaga tasa. Kuusel võite ka tüvepinnaga tasa teha, eks ju, aga hea oleks kuusel mitte elusaid oksi üldse lõigata, vaid lõigata ainult, eks ju, need, tähendab kuivad oksad, mädanud oksad, eks ju, need lööte lihtsalt küljest ära, kui kaikaga saab lüüa ja rohkem nagu sellel kuusel ei teegi. Sest seal oht seda kuuske vigastada, eks ju, on natuke suurem, eks ju, sealt võib siis mädanikud pärast pole sisse tulla. Need puud, mis siin kasvama jääksid, võib-olla praegu ma jätaksin niimoodi. Siis see jääb. Selle jätaksin siia. Nii lähestikku ma ei oleks nagu neid puid kasvama jätnud, eks ju, sest kui nüüd perspektiivis vaadata, siis praegu on juba neil võrad on koos, eks. Ja veel 5 aastat, eks ju, siis hakkavad nad kasvatama ühepoolset võra. Järelikult eelmise tegemise haiglat. Oleks jah selle pidanud nagu ära võtma, eks ju, sest nüüd tüve. Aga kus sa siin praegu auku näed? Ei, siis neid noori ei ole järelikult. See on ikka aastaid tagasi. Jaa, aga need noored tulevad asemele. No jah, neid tuleb. Nad siis oleks ka tulnud, kui sa selle oleks ära võtnud. See kasvab ülevalt kahte leedu. Tal on sealt jah, ülevalt on latv on ära, eks ju, kahes. Siis on tal siin tüve peal, eks ju, üks jõnksu koht, eks ju, siukene nagu jämedam oks on olnud, eks. Ja siis selle tüve vormi poolest ta nüüd on enam-vähem, eks ju, kuigi ta on nüüd lühem ja alt on sama paks, eks ju, kui see, eks ju, et seal on nagu see koone on ilusam, eks ju, sest selliseid puid me tahaksime nagu, et kasvaksid meil metsas. Ja siis nüüd võtame, mis meil siin valida, et mina üldiselt, eks ju, kui seda valgustusraiet teen, eks ju, siis ma ei vali nüüd neid puid, eks ju, mida nüüd lõigata, vaid valin need, mis ma jätan. Et kindlasti jätan ma siia selle. Siis kahe vahepeal tikkus. Siis jätaksin arvatavasti selle siia. Keskmise. See peab jääma sellest kindla. See ei ole ka kännuvusus. See on ka kännuvusus.
Kännuvõsust on ka nii ilus puu tulnud. See jääb siin vahepeal sikuks pigem. Selle jätaksin jah arvatavasti. Et kui neid puid valite, mida jätta, siis peaks nagu valima sellised ilusad elujõulised, enam-vähem sirge tüvega. Seda tamme, ma ei tea, jätad kitsele söögiks, põdrale söögiks. Tast tulevikus nagu midagi ei tule, eks, aga kitsele põdrale söögiks võib ta siia auku jätta. See paakspuu, see ei tee ka nüüd, eks ju, mitte mingit konkurentsi ei hakka pakkuma, eks ju, sellele männikule siin. Kadakas ei paku, kadakas jääb. Laseksin võib-olla ainult, eks ju, selle kadaka pealt, eks ju, selle paakspuu nii palju ära, et see pool põõsast, eks ju, mis on kadaka peal, eks ju, selle laseksin ära, eks ju, teise poole jätaksin siia kasvama. Siis kindlasti kaset siit välja. Ja noh, siin nüüd on muidugi selline koht, eks ju, et ma arvatavasti võtaksin, napsaksin siit selle ühe ladva ära.